Mul ema võttis pärast abiellumist uue mehe nime ja nüüd ema nimi on Raiko. Facebookis oli event, koerte treenimise koolitus ja vaatasin, et 150 inimest oli kutsutud. Tallinnas on jalgrattaparandustöökoda, mille nimi on Jooks. Ei, ma jooks ka, kui ma päev läbi ketti paneks. Seeva salvrätikutel on uued pakendid. Seeva salvräti pakendite peal on nüüd tempel ja kiri, mis ütleb, et nüüdsest on Seeva salvrätikud pesumasina kindlad. Aga ma olen vanakooli poiss, ma pesin käsitsi ikka. Kalevi šokolaadidel on uued pakendid. Kalevi šokolaadi pakendi peal on nüüd kiri, nüüdsest on selle šokolaadi pakend 20% õhem. Vau! Ma ei tea, miks teie šokolaadi sööte. Mina söön šokolaadi sellepärast, et mul ei ole seda tervist, enesekontrolli. See pakendi paksus nagu kuidagi ei ole seotud sellega, miks ma šokolaadi ostan. See on natuke sama nagu Lits ütleks mulle, et ta tuli jalgrattaga tööle. Kuidas see seotud on sellega, miks ma sinu juures käin? Kas sa arvad, et ma tulen tihemini nüüd või? Teadusuudiseid ka teile natukene. Eesti rahvas suvel palju väljas, kindlasti olete tähele pannud. Grillite pere sõpradega, hakkab juba pimedaks minema. Kuskil põleb mingi lamp ja lambi ümber koguneb hästi palju putukaid. Teadlased mõelnud pikki aastaid selle peale. Mis teema on putukatel lampidega? Miks putukad pimedas kogunevad lampide ümber? Ja nüüd, pärast pikki aastaid uurimist, selgitati välja, et tegelikult on igal pool mujal täpselt sama palju putukaid. Me lihtsalt ei näe neid. Ma vihkan valimisi. Iga kord käin valimas ainult sellepärast, et sõbrad alandavad mind valima. Sõbrad alandavad mind valima. Paar aastat tagasi mu sõbranna ütles mulle niimoodi. Sa pead valima minema, sellepärast, et mitte valimine on sama, mis EKRE valimine. Ja ma mõtlesin, vau, nüüd käib mäng sinu reeglite järgi. Ja siis ma valisin EKRE-t. Tema sai, mis ta tahtis. Ma käisin valimas. Ma sain, mis ma tahtsin. Pole nagu valimas käinudki. Kavaldasin süsteemi üle. Aga ma saan aru, süsteem on meile kõigile korralikult keeranud, eks ole? Noh, sulle tuleb ainult otsa vaadata. Miks me muidu vaimsest tervisest räägime? Räägime siis, mis tegelikult toimub, mida riik meile kõigile teinud on, kuidas kõigile on lihtsalt taha keeratud.
Vaatan siin ees edasi ringi, näete välja nagu täiesti normaalne inimene, näete välja nagu normaalne inimene, teie ka nagu normaalne inimene. Aga ma tegelikult ju tean. Sa oled terve elu ise endale valetanud. Teie ka terve elu ise endale valetanud, terve elu ise endale valetanud. Aga see ei ole teie süü, sest teile valetati juba lapsepõlves. Aga te olete jätkanud ise endale sama valetamist. Paljud teist on oma lastele valetanud, ma näen seda teie nägudest. Ja kui mina täna teid sellest välja ei aita, siis ei lõppe mitte kunagi. Sellepärast, et tunnistage ülesse, et siin saalis on praegult väga palju inimesi, kes siiamaani usuvad, et rosinad on kuivatatud viinamarjad. Täpselt, ma kuulen, mis te oma peas ütlete. Oota, ka rosinad ongi kuivatatud viinamarjad. On ju? On ju? Rosinad on ju kuivatatud viinamarjad. Ei ole siis või? On ju? Rosinad on ju kuivatatud viinamarjad. On või? Olete kunagi vaadanud rosinat või? Oled sa kunagi vaadanud rosinat või? Oled sa kunagi näinud viinamarja või? Oled tähele pannud, et rosinale pandi nimeks rosin, et juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole viinamarjaga. Ja viinamarjale pandi nimeks, las ma tuletan meelde, õige jah, viinamari, et juhtida tähelepanu sellele, et tegemist ei ole rosinaga, need on kaks täiesti erinevat asja. Olete kunagi rosina paki koostisosi lugenud või? Mis seal kirjas on? 100% rosin, mitte 100% kuivatatud viinamari. Kurat, võtke inimesed mõistus pähe, endal on kaks täiesti erinevat asja. Rosin on kuivatatud viinamari samamoodi, nagu jalgratas on kuivatatud rong. Ei ole. Ma ei tundnud siia, ma ei öelnud, tere, ma olen kuivatatud Vin Diesel. Ei, ma olen täiesti teine inimene. Kõik teavad, et viinamarjad kurat kasvavad puu otsas ja rosinaid saab poest, eks ole. Pole ime, et Eesti rahvas 700 aastat orjad olid. Kui me usume kõike, mis meile räägitakse, räägime lastele edasi ka. Rosinad on kuivatatud viinamarjad. Euro hinda ei tõsta. Ärgake ülesse. Ma näen, sa ei taha veel üles ärgata. Sul oli ühest näitest ei ole küll veel. Pole probleemi, toon teise näite. Just suur näide, kuidas riik, süsteem, tervel riigil korraga proovis vaipa jalga alt ära tõmmata. Lõppes suve lõpus suur reklaamkampaania. Kindlasti panite tähele. Iga teine uppuja on purjus. Ära lase purjus sõpra vette. Näete jah, mida riik proovib meiega teha. Mis on esimene asi, millele riik tähelepanu pöörab? Purjus inimene. Inimene, kes on alkohoolik. Inimene, kellel juba on probleem. Ja siis riik ütleb, et ta ei oska ujuda. Teraapias seda kutsutakse ohvri süüdistamiseks. See ei ole okei asi, mida teha. Mis on teine asi, mida riik teeb? Juhib tähelepanu kõrvale väga olulistelt detailidelt. Iga teine uppuja on purjus. Kallis Tartu rahvas, millal me hakkame rääkima nendest hädapätakatest, kes kaine peaga uppuvad? Siis kui iga teine uppuja on purjus, see tähendab seda, et iga esimene uppuja on kaine. Ja statistiliselt see purjus tüüp just täpselt sama hästi nagu see kaine tüüp. Aga kaine tüübi kohta millegipärast reklaami ei ole. Ja kui kaine tüüp on esimene, kes vette läks, see purjus tüüp üldse läks päästma teda. Aga kuna sina raisk takistasid teda, sa võtsid talt viimase jõu ära ja nad läksid mõlemad põhja. Kui sa takistad oma purjus sõpra ujuma minemast, jah, me saame vältida igat teist uppumist surma. Kui sa takistad oma kainet sõpra ujuma minemast, daamid, härrad, me saame vältida igat uppumist surma. Ära lase oma kainet sõpra vette. Ja see on minu jaoks väga, see väärib aplausi. See on loosung, millest kinni hoida. Ja see on minule väga isiklik ja väga tähtis teema. Sellepärast, et mõlemad minu vanemad pääsesid Estonia katastroofist. Ainult tänu sellele, et nad ei olnud seal. Ja me olime terve lapsepõlve nii tänulikud selle eest. Ja kui siin saalis on veel kedagi, kellel ka vanemad ei olnud seal, siis ma tean, mida te tunnete ja oleme teiega nii-öelda samas paadis. Suur aitäh teile, mina olin Aleksander Eeri. Aitäh!